Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere tulemast kuulama taskusõbrannasid. Meil on väga hea meel, et sa oled jälle jõudnud meie podcastini. Ja tead, ma nii väga oleks tahtnud öelda seda, et tere tulemast kuulama Eesti number 1 podcasti, aga praegu me oleme 3. kohal. Aga me oleme Apple podcastis oleme esimesed. Oh my god, lihtsalt. Nii et no top 3 me igal juhul oleme, tänu teile, nii et suur aitäh toetamast, kuulamast, me oleme täiesti baffled. Ma endiselt täiesti sõnatu sellest päevast alates, kui me üldse saime teada, et see esikohal oli üks hetk. Siis me mingi istusime Starbucksis, me igal juhul, me kindlasti räägime lähemalt oma reisist ka, aga me istusimegi, me olime reisil, me olime Starbucksis, Maarit vaatab seda top podcastide nimekirja, järsku telefon lendab laua peal, ta lihtsalt nagu mingi. Siis me oleme nagu mingi, mis on? Ja siis ta mingi, kas te teate, et te olete number 1 praegu ja me olime nagu mingi. Täiesti õigena. Kuidas see võimalik on? Ma ei tea. Ja me olime mingi pool päeva sellest edasi, lihtsalt üksteisele vaatame otsa kogu aeg. Oh my god! Ma olin mingi, ma tahan vanematele kirjutada. Look mom, I have made it! Reaalselt. Aga ma arvan, kui me juba siin puudutasime, et me olime Starbucksis, siis nädala üldse highlightid ja madalpunktid. Meie kõrghetked, madalpunktid, no kõrghetk meie mõlema jaoks kindlasti oligi meie reis. See oli epic. See oli nii tore. Mul oli vaja seda, mul oli päriselt vaja seda, mu hing nagu karjus selle järgi. Ma olin ka nii valmis selleks ja see oli nagu kõik, mida ma üldse ootasin ja rohkemgi. Ja ma arvan nagu väga hea indikaator sellest, et reis oli väga hea, oligi see, mis on ka minu madal hetk, et kui ma tagasi tulime, siis ma olin täiesti lihtsalt mingi mida ma oma eluga teen. Ma tahan kohe uuesti reisile minna. Nagu ma tahaks praegu minna. Kas sa nüüd mõistad mind, Kaisa? Kas sa nüüd saad minu sellest sõltuvusest aru? No ma vist veits saan, jah. Saad, eks ju? Sest et ma nii väga tahan praegu minna kuskile. Okei, ehk siis kui sa ei tea, kui sa juhuslikult ei jälgi meid sotsiaalmeedias või siis kuigi sa teemal on sotsiaalmeedias. Me oleme podcasti minu arust ka maininud seda, et see reis tuleb. Aga kui sa ei tea, siis me käisime Türgis reisil. Ma ei tea, kas me ütlesime, et me lähme Türki, aga igal juhul. Käisime Türgis, me käisime sellises hotellis nagu Michel Hotel, mis oli siis 5 tärni hotell ja oh boy, see oli reaalselt 5 tärni hotell. No see oli ikka väga ilus hotell. Need tegevused, mis seal olid, minu arust olid nii. No seal oli kogu aeg nagu toimus midagi, et nagu mingi programm, et nii päevasel ajal, kui siis iga õhtu oli mingi, et nad on tõesti nagu rõhkumanud sellele, et kuna ta Alanias on siis see, ja kuna ta on nagu kesklinnast tsipakene kaugemal, kuigi no mitte ka väga kaugel, siis nad, mulle tundub, et nagu ongi ekstra rõhku pannud sellele, et sa ei peaks kuskile linna peole minema, vaid sa saad ka seal hotellis kõik selle kätte. Ja no sest, et päris paljud inimesed minu arust olidki ainult hotellis. Ma ei näinud väga paljusid minemas välja. Ja, väga ei olnud tõesti. Minu arust ma nägin näiteks mingeid paarikesi, kes hommikul kell 9 olid basseini ääres ja kui me tulime, nagu meie, siis tulime linna pealt tagasi kell, ma ei tea, 7 õhtul, nad olid ikka seal basseini ääres. Nii et ma ei usu, et nad kuskil seal nagu käisid, aga ma ei tea, mina ei suudaks niimoodi. Jah, et no meil oli ikkagi siuke nagu aktiivne puhkus pigem ja meile kõigile see sobis ka, et me ikka iga päev midagi uut ja põnevat tegime. Samas oli ikkagi nagu chilli aega ka, et me ikka vahepeal natuke seal basseini ääres olime ka ja võtsime päikest. Ilmselgelt. Jah, et me ikkagi natuke pruunimad olema, on ju. Ja jah, minu arust oligi nii tore, et me nagu tegime erinevaid asju ja nagu olidki sellised elamused. Et jah, ma vist ei ole ka päris see inimene, kes nagu nädal aega tahaks nagu lesida kuskil. Et siis, see on küll tõesti puhkus, on ju, aga siis sa ei saa sealt nagu midagi väga uut. Minu arust oli see ka äge, et see oli tegelikult ikkagi, jah, me sinuga oleme koos käinud reisil, ma olen Maaritiga koos käinud reisil, aga meil oli siis 4 punt, kellega me käisime, et ei olnud ainult meie 3, vaid oli ka Anette ja see oli nii mõnus lihtsalt teha siuke grupireis nagu tüdrukutega, nagu siuke girls trip. Täiega ja nagu meil läks selles suhtes ka väga hästi, et me tulime sealt tagasi ikka sõpradena ja nagu sellise tundega, et me võiks veel koos reisile minna, et ei olnud mingeid nagu tülisid või selles suhtes, et halba vaibi ei jäänud kellelgi sisse. Sest et reaalselt, oh my god, see oli nii naljakas, kui me sõitsime tagasi. Siis bussi tuli siis Eesti paarikene, siuke väga
bravuurne naine ja siis tema siukene suhteliselt vaikne mees. Ja siis ta oligi nagu mingi musi, lähme istume siia. Ja meie nüüd käisime, eks ju, seal me tegime seda, ta oli lihtsalt mingi la. Ja siis, kui me jõudsime Tallinnasse, kõik olime oma kohvrid kätte saanud, hakkame siis nagu auto peale minema. ja siis sa kuuled, kuidas mis nad ütlesid, igastahes nad olid tülis. See naine minu arust ütles sellele mehele, et mingi, no mida sa passid nüüd, hakkame liikuma. Oli mingi siuke hästi närviline siuke. Ja tead, aga ma mõtlesin, et sa räägid ühest teisest asjast isegi, sest veel sinna bussi peale tuli üks punt sõbrannasid. Ja mina tead, ma ei pannud seda nii tähele, aga Maarit ütles, et ta kuulas nende juttu ja oli aru saada, et nende jaoks see puhkus ei lõppenud nii positiivsel toonil, nad olid juba ärritunud. Sealt jutust oli siis aru saada, et nagu siuke mingi hõõrdumine seal toimus. No mina ka natukene kuulsin, põhimõtteliselt see oli see, et nad sõid oma toitu, mis nad olid nagu kaasa võtnud ja siis kellelgi kukkus midagi kellegi teise peale, ehk siis nad istusid kõrvuti ja siis ühel naisel kukkus mingi salatileht äkki selle teise naise peale ja siis ta jäi mingi, mida sa teed, kogu aeg sa ainult rikud mu neid asju ja siis see naine oli mingi ütles vastu, et jaa, ma ju ei tahtnud, et kogemata juhtus ja nagu mingi üritas seal lihtsalt mingi vabandada, see oli lihtsalt kujutasime ette, et kui nad jõuavad Tallinnasse, siis nad vaatavad üksteisele otsa, nagu ei ütle isegi tšau, nad lihtsalt kõnnivad ära, vaata, igaveks oma koju. Jah, nagu tšau, näeme järgmine aasta võib-olla. Võib-olla. Nüüd igal juhul, aga muidu lähemalt, ilmselt te vaatate ka meie vloge sellest reisist, sest et Kaisal on juba reisivlog üleval. Kui see podcast läheb üles, siis loodame ka, et minul on üleval see vlog, sest et sellel puhkusel, kunagi kui ma käisin nagu reisil, siis ma ikkagi tegin niimoodi, et ma iga päev monteerisin nagu reisil olles, aga see reis ma olin nõus, et davai, ma tean, et videot ei lähe üles selle tõttu, aga ka minul on vaja puhkust, nii et sellepärast minu videot näiteks ei ole üles läinud ja kui mina tulin tagasi reisilt, siis mul lihtsalt läks siuke tamp tööga peale, et no sa ei ole veel jõudnud selle. Ma ei ole jõudnud midagi teha. Aga ei, me ei tahtnud jah kumbki mingit tööd teha seal reisil olles ja ei salvestanud seal ka podcasti, ja ei monteerinud ka videosid. Nii et oli puhkus, aga ütle nüüd üks parim moment reisilt, kui sa peaksid nagu ühe valima. Laevareis. Ehk siis me rentisime jahi. See algselt oli muide Kaisa idee, sest et ta ütles, et tal on see, sa räägi ise, mis sul oli see mõte sellega? No see tegelikult see mõte, kuidas ma nüüd ütlen, põhimõtteliselt kunagi nägin mingit reelsi, on ju mingi Pihvu kuskil jahil, šampaklaas käes ja ma ei tea miks, aga mind järsku valdas nagu selline kurbustunne. Ma tundsin, et issand, see ei saa kunagi olema mina. Ma ei tea, miks see oli, aga selles momendis ma lihtsalt tundsin, et keegi elab nagu oma parimat elu ja nagu mina ei saa kogeda selliseid asju. Jah, ma ei tea, miks ma nii mõtlesin, igatahes see oli väga overwhelming tunne, nagu korraga ma olin mattunud sellesse ja ma olin mingi, oh my god. Nii, ja tegelikult nüüd eelmine aasta siis villas olles põhimõtteliselt see unistus sai ikkagi täidetud, et seal meil oli nagu reaalne paadipidu ja nagu olidki kokteiliklaasid käes ja siis nagu ma alles hiljem panin kokku, et oh my god, et nüüd ma nagu elasin selle läbi ja see oli väga tore, aga nagu ma tahtsin ikkagi veel kord seda nagu elada läbi koos siis enda kõige lähedasemate sõbrannadega. Nii et see oli nagu üks asi, mis ma tundsin, et nagu võiks kindlasti seal reisil olla, kui me oleme juba kuskil soojas kohas, Vahemere ääres on ju, et nii ilusad vaated, ilus vesi ja siis me rentisime siis selle jahi. Või ma ise ütlesin selle kohta paat terve enda vlog. Oh my god, aga see oli ikkagi jaht. No jah, ma ei tea, mis klassifitseerub, aga no jah, okei, jaht. See oli ikkagi jaht, jah. Ja see oli tore. Mul on kahju ainult, et Laura ei saanud meiega olla, et siis ma tunnen, et oleks olnud nagu täisseltskond. Ja üks siis meie sõbrannadest, kes pidi algselt tulema sinna reisile, kahjuks lõpuks läks nii, et ta ei saanud tulla, et kui me veel lähme, siis kindlasti tahaks, et tema oleks ka. Jah. Nii, okei, oota, ma ütlen ka siis ühe momendi, muidu nii raske valida sealt reisilt, sest tõesti see paaditrip oli nagu imeline, aga ma siis sama ei ütle, siis ma ütleks see safari. Safari, ja. Et nagu see oli väga sellised kõikuvad emotsioonid olid seal. Üles-alla lihtsalt, see oli üles-alla, see oli nii naljakas. Sest et see oli nagu väga
no kogemus oli see safari sõit, et siuksed väiksed kitsad mägised teed, väga crazy sõitmisstiil, mingi veesõda terve aeg, eks te vlogist peate täpselt vaatama, milline see välja nägi, aga nagu lõppkokkuvõttes me olime kõik nii rahul. Sa kujutad seda minu nägu raudselt ette, mis mul oli, ma olin läbi märg. Kus sa teadsid? Mul reaalselt tuli see Maariki video ette, kus no kui sa ei vaata YouTube'is, siis sa ei näe, kas see oli lihtsalt oh my god, ma ei saa kirjeldada seda nägu, see oli nii naljakas. Jah, ma olin nagu mingi märg kass lihtsalt. Reaalselt. Et see oli tõesti naljakas vaatepilt aga pärast, kui me olime nagu selle läbi teinud, siis meil kõigil oli nii hea meel, et me olime käinud ja see oli kõigi jaoks ikkagi nagu selline elamus. See reaalselt meie vestlus selle safari ajal. Algus oli mingi, mis siin toimub? Järgmine asi oli mingi, oh my god, neil on mingid veepüssid. Siis oli, ärge pritsige meid. Siis tuli see hetk peale, kus me oleme lihtsalt nagu, et aitab juba. Ja kolmas hetk, kus me mingi, teate mis? Fuck this. Ja siis me hakkame ise neid pritsima. Ja kõigil olid vesi otsas. Meie auto oli veel vett täis ja neid püsse ja kõik asju täis. Me olime nagu mingi, teate mis? Fuck it. Nüüd on revenge time. Ja siis lõpuks oli nagu siuke väsimus. Ja siis oli jälle mingi, nii äge. Ja, et see oli väga... ja see väsitas nii ära. See oli mingi 6 tundi vist kestis. Ja no me olime lõpuks nagu päris läbi omadega. Aga väga väärt kogemus. Ja, nii et kunagi kui Alaanis lähed, siis väga soovitama. Ja noh, okei, madal hetkel ma nüüd juba mainisin, et oligi see tagasi... No mul oli sama. Ma arvan, et me jagame suht samasid emotsioone sellel nädalal. Et nagu ma olin tõesti nagu eriti mingi esimene, teine päev, ma olin lihtsalt oh my god, miks ma pean siin olema? Miks ma pean oma tavaelu juurde tagasi minema? Ma ei taha ju. No tead, tegelikult mul oli ka hetkeks, aga kuna mind ootas ees ikkagi nagu järjekordne väga põnev, midagi väga uut nädal. Sa ei jõudnud neid fiile niimoodi kogeda. Aga nüüd ma tunnen seda, sest et nüüd mul on jälle siuke vahenädal, kus midagi ei toimu. No aga sa lähed järgmine nädal reisile. Ei, ma olen see nädal. No, see nädal lähen reisile. Ja. Aga ikkagi üks vahenädal. Nii et... Üks vahenädal, jah. No ma tahan ka, et mul oleks üks vahenädal. Ja siis ma läheksin Horvaatiasse või ma ei tea, kuhu iganes. Horvaatiasse, jah. Ma võiks minna, ma ei tea. 24 pidu. Avastasin mingi, et Albaanias on mingi üliilusad rannad. Ma olen mingi, ma tahan Albaaniasse minna. Ja siis, tegelikult ma võiks ükskõik kuhu praegu minna. Ma usun. Aga meil on vähemalt Kaisaga võib-olla siuke mõte, et sügisel uuesti koos minna kuhugi. Nii et vaatame. On mida oodata. Ja. No kuskile ma kindlasti veel lähen see aasta loodetavasti mitmesse kohta. Sest et ma olen täiesti Sa oled sõltuvuses, Kaisa. Sa oled sõltuvuses ja ma lihtsalt nagu... Okei, aga me teeme pisikese pausi ja jätkame siis juba väga põnevatel teemadel. Me oleme tagasi ja te teate, kuidas mõned osad tagasi me jagasime enda väga piinlikke momente teiega, on ju. Me koorisime ikka korralikult paljaks ennast. Ja seal lõpus me olime väga elevil sellest, et teie jagaksite enda piinlikke momente meiega ja me saaksime neid lugeda ja reaktida nendele. Ja mitte tunda, et me oleme ainsad inimesed, kes lihtsalt teevad siukseid asju elus. Ilmselgelt ei ole, aga no... Jah. Ikkagi sa me tahame kuulda neid lugusid, on ju. Ja tuleb välja, et väga paljudel teist on piinlikke lugusid ja tuleb välja, et meiega äratasime või tuletasime meelde need, mis teil on olnud. Ja hetkel meil on siin 58 piinlikku lugu teie poolt ja tegelikult isegi on meil YouTube'i kommentaarides veel paar ja üks voice sõnum on meil Instagramis, mida ma arvan, et võiksime kuulata siin ka. Nii et ma ei tea, hakkame lihtsalt otsast pihta, ma võtan siis esimese ja siis sa võid järgmise võtta, on ju. Nii. No vot ja siin alguses ta ütlebki, et minu väga piinlik moment tuli pähe just teie podcasti kuulates, mis oli lihtsalt super. Ühesõnaga, ma olin umbes 4.–5. klassis, kui mu klassikaaslasel oli sünnipäev. Ta ema tegi talle kooli kaasa koogi ja just siis läks kõik allamäge. Kõik oli ilus selle hetkeni, kui ma seda kooki sööma hakkasin. Suutsin vaid ühe ampsu võtta ja see kook oli minu jaoks nii magus, et ma lihtsalt oksendasin klassis olevasse kraanikaussi, mille tagajärjel said kõik koju minna, kuna see klass haises lihtsalt. Kuid see polnud ainuke kord oksendamist, vaid ma panin peale seda veel õues
ja ka koju sõites bussis paki maha. Hea väljend. Tagantjärele mõeldes ma isegi ei tea, miks ma ainuke olin, kellele see kook ei sobinud. Et siis jah, see on, no jah, aga ma mõtlen lihtsalt, et noh, sina muidugi oskasid seostada selle koogi söömisega, aga võib-olla, kas sa mõtleks, et noh, hakkame kõik koogi sööma ja üks läheb oksendab, et kas sa arvaks kohe, et see oli nüüd sellest koogist või? Ma ei tea, veits on vaata siuke väga nagu raske olukord, kus see inimene, kes pakub seda kooki, kui see kohe oksendad, siis on nagu mingi, mis sulle ei maitse. Nojah, vist ikka on ja seostad ära selle. Pigem ikka. Sest kui sa on kohe nagu vahetult pärast nagu seda söömist, siis on nagu, siis noh, mis ta arvaks? No ainus asi, mis ma mõtlen, et selles suhtes see inimene, te olite nii noored, ta ei olnud ise seda kooki vähemalt teinud, vaid ta ema tegi selle, et siis see võib-olla sa ei võta nagu nii isiklikult. Aga noh, suht halb. Aga ma ei ole kunagi oksendanud sellest, et miski oleks nii magus. Ma ei ole ka, aga samas ma söön nii palju magusat, et see on nagu suht võimatu. Ma ei tea seda tunnet, aga no meeldiv see kindlasti ei olnud. Järgmine, oi, see on pikk. Nii. Ma ei mäleta täpselt, issand, kõigil juhtub see 4.–6. klass, mis värk sellega? See on mingisugune neetud aeg lihtsalt inimeste elus. Ma ei mäleta täpselt aega, aga see juhtus koolis. Pakun, et umbes 4.–6. klass. Ehk siis olin juba ka nii palju vanem, et see lugu oleks kohe eriti piinlik. Mul oli päris hilises vanuses probleeme põiepidamatusega ja kuna ma kartsin väga kooli WC-d kasutada ja sinna luku taha jääda, siis koolis võimendus see probleem eriti. Kusjuures korra segan vahele. Mina mäletan ka seda, et mina ei tahtnud kooli vetsus käia. No meil oli koolis suht rõvedad vetsud ka ja pluss mina kartsin seda, et uks ei lähe, et ma proovin seda lukku panna ja see ei lähe lukku. Minu arust kuskil oli mingi probleem mul kunagi sellega ja siis see jäi mu aiu ja ma olin mingi, issand jumal mõte, kui see nüüd ei lähe lukku, ma lähen sinna pissile ja keegi tuleb sisse. Okei, mul pigem on see sama hirm olnud, et äkki ma ei saa lahti seda ust, sest et ma olen jäänud kinni. Tavaliselt suutsin ikkagi koduni kannatada, kuid üks kord ühe tunni ajal istusin esipingis ja klassis oli umbes 30 inimest. Hakkasin ma millegi peale naerma ja lasin sorinal suure loigu, nii et kogu tool, põrand ja püksid olid täis. Just naermine oli see, mis tihti põiepidamatuse probleemi tekitas. Ma ei ole kindel, kas keegi seda märkas, igal juhul mulle tundus, et mitte. Nii et ma haarasin kotist Neste ja jäätee pudeli, kallasin selle endale sülle ja tegin korraliku show, et enda õnnetus peita. Oh my god, kui leidlik! Geniaalne! Mida pekki? Geniaalne! Wow! Ma isegi ei tea, kas ma suudaks elu sees peita ära siukest momenti, et ma olen mingi, nii, mul on Neste, davai. Ma ei tuleks selle peale vist, aga väga hea see probleemi lahendamise oskus tundub olevat sellel inimesel. Tõesti. Usun, et ka nagu nüüd vanemana siis võib see väga suureks kasuks olla. Nii. Siis tuli aga ka juba esimene kommentaar tagapingist, et miks siin pissi haisan. Tuletan meelde, see kõik toimus tunni ajal. Ühesõnaga ütlesin, et ajasin Neste sülle ja jooksin klassist välja mopi järele. Lõpuks läks mul tubli, ma arvan, 20 minutit, et kogu see vedelik ära koristada klassi ja WC vahet joostes. Kusjuures kõige veidram on see, et mul puudub mälestus, et ma oleksin too päev koolist koju läinud selle pärast. Et suure tõenäosusega ma käisin terve koolipäeva enda pissiste pükstega ringi, sest ma ei julgenud kellelegi rääkida, mis tegelikult juhtus. Samas tahaksin loota, et ehk ikka mu ema tõi mulle kooli asenduspüksid vähemalt. Oh my god. Nii, ma kujutan lihtsalt ette see väike nagu tüdruk või poiss, ma ei tea, ma oletan tüdruk, istub seal ja ta on, mis nüüd saab? Ja ta on, oh shit. Ja 4.–6. klassi vahemikus, seal sa oled lihtsalt nagu... Aga see on suht siuke küll see vanus, et sul on nagu juba niisama igapäevaelu asjade pärast suht piinlik. No mingi suvaliste asjade pärast. Ma ei tea, ma olin küll 6. klassis siuke. Oh my god, ma hingasin valesti, issand, kui awkward. Et nagu ja siis siuke asi juhtub sul. See on tõesti õudne. Ma ei oleks tahtnud seal olla, aga tõesti see lahendus... Geniaalne, ma ütlen teile. Nii... Okei, jätkame. Võtame järgmise. Võtame kokku. Mul ei lähe kunagi meelest ära, kuidas ma 12. klassi lõpueksamil kirjandit kirjutasin mitu tundi. Endal päevad. Ja juunärv oli nii suur, et verd voolas ojadena, sest kui see kirjand mul valmis oli ja ma püsti tõusin, siis tundsin, kuidas kleidi alt kõik veri mööda jalgu sahti alla voolas.
terve klassi ees. Seda oli nii palju, et isegi põrand oli koos ja no mu riietest ja jalanõudest rääkimata. Peale seda võis mind leida paar päeva kodus peateki all. Ma saan sellest aru, et selles momendis on see nii piinlik, aga samas ma mõtlen seda, et päevad on nii normaalne osa meie elust, et tegelikult ma tahaks loota, et kui kellelgi tuleb jällegi mingi siuke olukord, et ongi, ma ei tea, sa näed, et veri jookseb mööda jalga alla, et sa ei ole mingi mis see on, vaid see on igapäeva osa, millega meie nagu peame tegelema. Enamus naised peavad tegelema. Jah, ja see vaata, see on nagu teistmoodi ka kui see, et sa ennast täis situd või kused, sest et selle üle meil on ikkagi nagu üldiselt rohkem kontrolli, aga no selle vere üle meil ei ole mitte mingit kontrolli, et millal see sealt välja tuleb. Et nagu see on tõesti siuke asi, et no sorry, ma ei saa sinna mitte midagi teha. Sorry, et ma olen naine. Sorry, et ma veritsen. No tõesti on ju. Nii et loodan, et sa siiamaani ennast selle pärast halvasti ei tunne. Et noh, inimlik asi. Täiesti. Nonii, mingisugune põnev asi tundus. Okei. Postitasin enda teadmata Snapchat story'sse mega koleda alt tehtud selfie, kus ma nutsin nii, et mingi tatti voolas ja topelt lõug oli ja terve nägu oli paistes. Pilt oli kuidagi kogemata tehtud nii, et ma ei teadnud sellest midagi. See oli veel tol ajal, kui Snapchat oli mega kuum teema ja mul oli seal umbes 300 inimest. Kas see on siis nagu palju või? Ma ei kasutanud kunagi Snapchati, sorry. 300 nagu, kes su Snapchatte näevad, see on ikka, mulle tundub päris palju. On jah? Aha, okei. See oli üleval umbes 2 tundi, kuni mu sõbrannast ta nägi ja mulle kirjutas. Selleks ajaks, kui sain sellest teada ja selle maha võtta, oli seda näinud 100-200 inimest. Peale seda on mul mega paranoia, et ma postitan kuhugi midagi enda teadmata. No see on nagu pattailing, vaata, et sa helistad kellelegi enda teadmata. No mul oleks ka paranoia, kui siuke asi oleks juhtunud mul. Et nojah, mõtle ikkagi 200 inimest näevad su mingit lödist, mingit tatist topeltlõua nägu. Samas. Ma mõtlen seda, et mul on tunne, et YouTube'is on inimesed näinud mind sellisena. Ilmselt, ma ei tea, sina vist ei ole nutnud YouTube'is, nii et... Ja, aga vaata, no sa ikkagi sa valisid selle ängeli, kust sa ennast näitad. Et noh, sa ei näita ennast siit niimoodi. Nagu, et sa tõstad selle kaamera ikkagi ei, aga ma isegi ei tõstnud, vaid see oli lihtsalt kuskil mul nagu peal. No ja ma hakkasin nutma. Jah, aga sa olid teadlik. Et see filmis. Ja et sa panid selle sinna sisse. Nojah. Et see on natuke hullem, kui sa isegi mitu tundi ei ole teadlik sellest, et see üleval on. Oh my god, tõesti, mul oleks ka paranoia. Ma oleksingi, käiks kogu aeg enda seda sotsiaalmeediat üle vaatama, mingi oota, kas ma olen midagi pannud, kas kuskil on midagi. Võigi see ei ole tegelikult nagu enamus äppidesse postitamine ei ole nii lihtne, et sa lihtsalt nagu saaks suvaliselt minna. Ei no ikka mingis mõttes saab. Ma tea, tuleb see Instagrami kaamera lahti ja... No saab. Aga seal on mitu käiku, mis ikkagi läheb. Aga jah, et sa pead nagu ikka, jah. Okei, no tõesti. Okei, ma mõistan. Nii. Ma korra vaatan, kas on ka väärt lugu. Nonii. Nonii, okei. Olin suhteliselt pisike ja käisin koolis. Läksin ühte tööd vastama, sest ma puudusin sellel päeval. Tegin seda tööd rahulikult ja tuleb selline pissihäda, aga kuna ma tegin tööd, siis ei saanud pissile minna. Ühel hetkel tunnen, et nüüd on aeg ja ma pissisingi põrandale. Ma ei mäleta täpselt, aga minu arust ma kuidagi salaja pühkisin selle ära. Ma ei saanud aru, kas õpetaja nägi, et pissisin või mis toimus. Sannuga. Inimesed ikka pissivad koolis. Kuulge. Oh my god. Aga vaata, sa olid väike. Siis on nagu, ma ei kujuta ette, ütleme, et ma oleks õpetaja ja mingisugune teise klassi tüdruk või poiss pissib seal. Ma ei ole ju mingi issand jumal, mida sa teed. Ma oleks mingi tupsukene. Ma saan, veits on nagu see mõte, et ma tahaks, et koolisüsteemis oleks see, et kui sul on nagu vaja vetsu minna, no siis sa ei pea küsima, vaid sa lähed, sest see on nii inimlik vajadus. Et ma mäletan kooli ajal mind frustreeris siuksed olukorrad, kus ma pidin kätt tõstma, kas ma võin vetsu minna. Nagu mis asi see on, miks ma pean küsima, kas ma võin minna nagu inimlikku asja lahendama. Et okei, tööaeg, aga sa võid ju, ma ei tea,
ma ei tea, minu arust oleks ikkagi inimlik, et õpetaja laseb isegi töö ajal nagu minna vetsu, peaasi, et inimesed lihtsalt ei kuritarvita seda. jah, vot see ongi see, miks ilmselt ei tahta lasta. Aga mingis mõttes minu arust koolisüsteemis, sorry, kui ma ütlen seda, minu arust õpetajad peaksid võtma selle hoiaku, et tead, mis on sinu asi, kas sa tahad saada seda haridust või mitte, see on sinu asi, kas sa tahad nii-öelda areneda või mitte ja eks me lõpuks lõpueksamitel näeme, et kas sa tegid endale karuteene või ma olen sellega täiesti nõus, ainult et see on ilmselt alates mingist vanusest, sest saad aru, need väiksed tited, nemad ei saa üldse aru, miks nad seal koolis on. Neil nagu aju ei ole veel seal, et nad suudaksid nagu mõelda oma tuleviku peale või mingi, et ma ju tahan nagu mingi hästi mina arvan, et see tuleb pigem ikkagi, me ei saa enam võtta, et mingi väiksed lapsed ei saa aru. Ma tean väikseid lapsi, kes on väga teadlikud sihukestest asjadest. Aga see tuleb ilmselt sellest, et lihtsalt vanemad ei ole veel, ei suhtle niimoodi oma lastega. Näiteks sest, et mina olen näinud ühte enda tööandjat suhtlemas oma lastega nagu täiskasvanutega. Laps on, ma arvan, oli 5-aastane ja see oli nii, nagu ta oli nii teadlik kõigest. Ja aga see ikkagi oleneb ka lapsest. Vaata, mu emps töötab koolis ja ta mulle ikka räägib neid lugusid, mis seal toimub. Et see arengutase ongi nii erinev, et mõni teises klassis on täiesti süükene, et jaa, ma saan aru, miks ma siin käin, ma tahan õppida, ma tahan targaks saada. Ja mõni on mingi full metslane, eks see tulebki kodust, on ju, aga siis, kui sa seal koolis oled, siis sina õpetajana tahad ju ikka anda endast parima, et nad õpiksid. Et näiteks gümnaasiumis või põhikooli lõpupoole ka ma olen täiesti nõus sellega, et nagu õpetaja ära nagu stressa liiga palju, need inimesed peavad ise nagu enda eluga hakkama saama. Aga see jah, ma ei tea, kuni võib-olla 5.–6. klassini sa pead veits olema pind perses. Okei, ma saan aru sellest. Aga kuidagi see vetsu asi tuleb ikka lahendada koolis paremini. Nõus. Nii, siin on ees kohe mingi huvitav. Jäin ükskord seksi ajal magama. Liigne alkohol ja väsimus olid oma töö teinud. Kõige piinlikum oli tolle asja juures see, et tunned, kuidas silmad ei püsi enam lahti, aga imelik tundub kutil öelda ka, et kuule, tore oli, aga ma jään kohe magama. Tead, ma olen tundnud seda, mitte küll seksi ajal, aga seda tunnet, kus ma olen taksos, on juba varajane hommikutund ja ma olen nii läbi omadega, et ma reaalselt iga sekund niimoodi nagu kukun, on ju, vajun juba magama. Ehk siis ma kujutan seda väsimuse tunnet väga hästi ette ja thank God, et ma ei ole olnud sellises olukorras, kus ma seksin kellegagi ja tunnen seda, sest et tõesti sellel hetkel sa ei suuda lihtsalt neid silmi lahti hoida. Võib-olla sellel hetkel nagu ma mõtleks, et on ju mitut sorti kutte. Ma tean, kuidas Tain reageeriks, sest me oleme rääkinud, et kui siuke asi juhtuks, siis ta oleks lihtsalt nagu mingi okei, no selge, ma saan aru selle asjad, et lõpetab ära selle, eks ju. Et ta ei võtaks seda, kui kas seks on nii halb, et sa ei suuda üleval püsida. Aga ma tean, et enamus mehi oleks nagu mingi mis asja, et mis sa ütled, et ma ei oska seksida või? Vaata nüüd, siin jällegi ma tahaks detaile teada, kas see oli nagu su boyfriend või see oli lihtsalt nagu jah. Et kui see on nagu enda kutt, siis ma loodaks, et tegelikult sellest ei olegi hullu ja tead, jäädki magama ja ta lihtsalt lõpetab ära, on ju. Aga jah, ma ei tea. See järgmine on hea, sest ma tahan meie Türgi reisist korra rääkida. Rääkisin klassikaaslasele, kui hot üks paar aastat vanem koolivend minu meelest on, kui üks hetk kuulsin selja taga teda naermas. Okei, miks ma tahan meie reisist rääkida sellega? See on tõesti nii klassikaline nagu see, et sa räägid midagi ja sa ei tea, kes su ümbruses on. Kui me olime Türgis esimesed 2 päeva, me istume basseini ääres ja Maarit räägib mingit üliintens, mingit seksjuttu. Nagu ma ei tea, millest me rääkisime, aga igastahes seotud oli seks, midagi nagu ülinaljakat, me lihtsalt naerame ja meie kõrval on baar. Ilmselgelt me ei teadnud, et nagu me mõtlesime, et välismaalast, me oleme Türgis, vabalt võib eesti keelt rääkida. Lõppkokkuvõttes me saime aru, et 85% inimestest olid seal eestlased ja see baariki, kes meie kõrval oli ja kes ka naersid lihtsalt nagu mingi, sa nägid nende näost, itsitasid samal ajal. Ühel hetkel tuleb meie juurde, kas me võime selle varju lahti teha? Ja me selge, te saite aru kõigest, mis me just rääkisime. Mingid sekspoosid, ma ei tea, mis asjad, nagu me rääkisime mingid, sekspoos pole see mingi kõige hullem, ma lihtsalt ei mäleta, aga see oli nii nagu mingi haige asi, mis me rääkisime minu arust. Tead, see oli minu arust seotud see oli mingi draama. Minu arust Maaritil mingi draama, mis unravelis nüüd midagi. Ma ei hakka siin neid detaile. See oli juicy story. Ja need ilmselgelt said nautida seda storytelling momenti. Ja siis ma ütlesin kohe, kui me sellest kõigest aru saime, et mina tahan nüüd ka olla see kuulaja rollis, et keegi siin eestlastest võiks midagi väga põnevat rääkida ja ma tahan seda kuulda. Oh my God,
Oi, luunakene magab keel väljas. Jaa, ta on siin keskel, ta on nagu siuke. Minu impression oli praegu parim, kes YouTube'ist vaatas. Nii, okei. Nii, järgmine. Siin on jälle siuke mingi pissi. Okei, no jätame siis selle vahel praegu. Aitab küll nüüd pissist. Nii, mees ei vastanud mu kõnedele ja kui lõpuks kõne vastu võeti, öeldes hallo, vastasin hallo, Helgi Sallo, vastata ei oska vä. Selle peale kostus teiselt poolt telefoni naer ja lause, olen bussijuht ja see telefon on unustatud bussi. Oh my god. Mõtle, kui oleks mingi naine vastu võtnud. Ja teie mees unustas oma telefoni mu kätte. Oh my god. No vaata, ma ei tea, mis see on, ma ei jõudnud üle vaadata. Astusin oma korteri rõdule ja nägin, et lillekastides oli suitsukonid. Keegi meie perest ei suitseta. Esimene mõte oli, et kas mees on nii stressis, et hakkas salasuitsetajaks, aga loogilisemalt mõtlema hakates jõudsin järeldusele, et ilmselt ülemine naaber viskab oma konid meie rõdule. Diktsioon. Kogusin siis julgust ja läksin ukse taha koputama. Noomisin naabrit, et ta leiaks konidele muu koha ning ei reostaks sellega loodust ja meie lillekaste. Vastuseks sain, ma ei ole mitte kunagi suitsetanud. Jõudsin selle hetke jooksul saada juba vihaselt, et miks ta valetab, aga õnneks taipasin siis kiiresti, et meil oli just külas olnud sõber, kes suitsetab. Nüüd mul on silmad maas ja naabrist kahju, et peab minusugust närvihaige kohal elama, kes tegutseb oma emotsiooni ajendil ja ei mõtle asju 10 korda enne tegutsemist läbi. Halleluuja, mu diktsioon lihtsalt. Mul oleks ka nii piinlik olnud selles momendis, aga jah, nojah, selles suhtes, et enne kui kedagi süüdistama minna, ilmselt peab tõesti nagu mõtlema veidi nagu mõtlema ja et sul peab mingi tõendus olema, sest jah, muidu võib juhtuda see, mis siin juhtus. Või siis natuke rahulikumalt võib-olla sellele olukorrale läheneda. Kas võib juhtuda, et olete oma konisid visanud alla? See oleks reaalselt mina. Kas on äkki selline võimalus? Poliitiliselt korrektne. Kas sa tahad vahelduseks võtta selle voice'i? No võtame. Aga ma valmistun selleks, no me ei ole seda ju kuulanud, on ju, et kui siin nüüd peaks midagi väga ebasobilik olema või kui see inimene ikkagi äkki siin ütleb, et ta ei tahtnud, et seda kuulame, kuigi ta ise saatis selle meile siia, siis võib juhtuda, et see ei jää siia sisse. Pane siis endale mikrofoni kohale see, et kõik ikka kuuleksid ilusti. Nii. Kus ta meil on nüüd? Kus ta meil on? Ei ole siin. Kas me vastasime sellele? Ei vastanud. Minu arust ma jätsin vastamata, et me saaksime seda kuulata, aga kus ta nüüd siis, kas äkki ma panin ta generali alla? Nii. Appi neid kirju on palju ju. Kuldvillaku 100 € küsimus. Ega sul ei ole vahepeal midagi head piinlikku meelde tulnud, mis sa teinud oled? Oli küll ja ma tahtsin seda öelda. No nii. Aga see oli jällegi, nagu me mäletame esimest osa, eks ju, ühistranspordis Kaisa oksendab. No nii. Kaisa on seda ka varem teinud. Siis mina. Aga ma olin nii väike ja okei, ma räägin teile siis selle backstory ära. Kui ma olin väike, siis minu peres, ma ei tea, kas see on pärilik või mitte, aga meie peres kõigil nii-öelda siis kas autoga sõites, bussiga sõites läheb süda pahaks. Okay. Ma ei tea, millest see tuleb, samas mere peal mul ei ole merehaigust, aga millegi pärast eriti väiksena see oli väga hull. Ma ei saanud lugeda bussis ega autos, ma ei saanud videosid vaadata, ma ei saanud midagi. Tead, mul oli ka väiksena veel hullem millegi pärast. Ma ei tea, mis see noore, no siis kas see on kuidagi seotud sellega, et midagi organismis on teisiti, aga ma mäletan, et mul oli ka. No vot, nii. Ja ma arvan, et ma võisin olla siuke 5-aastane äkki. Okay. Ehk see suht pisike päda. Ja ma mõtlen, kuidas ma mäletan, aga no see on nii järedalt lihtsalt nüüd järsku mul meeles. Ja olen mina oma tädidega, kes tol hetkel minu arust olid ka mingi 20-ndates, alla 20-ndate. Või oli 20 midagi. Noored tädid olid nendega trollis. Siuke vana troll ja siis haises ka ja no see on väga halb kombinatsioon lapsele, kellel läheb kergesti süda pahaks. Ja me läksime randa ja mul hakkas paha. Ja ma ei öelnud seda vist neile. Sulle ikka ei meeldi öelda seda, kui sul halb on. Mulle ei meeldi öelda, kas ma ei öelnud. No seda ma mõtlengi, et ma ei ütle tavaliselt, kui mul midagi pahasti on. Nüüd see on muidugi paremaks läinud. Nüüd ma tunnen, et kommunikatsioon on võti ja see on ülimalt tähtis, aga väiksena ma ei julgenud öelda siukseid asju.
ja minu ees istus meesterahvas, kellel oli kapuuts ja ma oksendasin talle sinna kapuutsi sisse. Kapuutsi sisse võõrale mehele. Ja ilmselgelt mu tädid ju nägid seda, et siuke asi juhtus. Ja mis nemad tegid, oli see, et nad olid Kaisa, tule nüüd kiiresti siia ja lähme bussist maha. Ja see mees ei saanudki teada, et tal see okse seal kapuutsis on. Ilmselt selle hetkeni, kui ta kas tundis haisu või pani selle kapuutsi endale pähe. Issand jumal, kui õudne. Issand, kui Ja õudne. see ongi õudne, mul on nii kahju. Kuidas sa üldse nagu mõtlesid, et kellelegi kapuutsi Ma olin 5-aastane, ma olin sama leidlik nagu see tüdruk selle Neste pudeliga. No tõesti, jah. See oli seal ees, ma olin nagu plõ, ja no, mis ma teen? Ma olin 5-aastane. Oi jah. Ei leidnud seda voice, jah? Ei leidnud, võib-olla see inimene on sendis äkki. Et võib-olla ta mõtles, et nad pole nii kaua avanud, sest me ei avanud seda ka, et nagu me mõtlesime, et kuulame siin. Aga kas see ei tulnud äkki su isiklikule kontole? Ei olnud seal taskusprannades. No selge. Kahjuks ei leidnud seda, aga no meil on siin veel lugeda küll, selles mõttes, et võtame mõned veel siis. Väga lühike. Ütlesin uuele mehele eksinime. Ikka juhtub. Inimlik eksimus. Jah. Ma olen näinud, et filmides tehakse sellest mingi väga suur draama, eriti vist, kui sa ütled seksi ajal. Ja siis on see vist jah, nagu mingi oh my god. Jah. Et palun, ikka juhtub. No valisid siis ka midagi veel. Okei, ma mõtlen, tead, ma võtan mingi suva. Nii. Hei, alustuseks ütlen, et teil on väga äge podcast. Oi, kuidas ma siukse asja lõidsin. Keep going. Minu enamus piinlike momente on seotud seksiga. No nii. Kõige rohkem on juhtunud selliseid olukordi, kus oleme kas eelmänguga poole peal või alustame juba seksimist ja keegi, isa, kutt, õde, enda noorem vend satub peale ja sellisel hetkel ei oskagi kuidagi ennast välja vabandada. Proovin alati öelda, et me ei tee midagi või see pole nii nagu paistab, aga ei ole piinlik on endal. Kus kohas sa seksid siis, et kõik niimoodi peale satuvad äkki siis? Kodus, uks lahti? Uks kinni. Ei, tegelikult ma ei tea, aga ma loodan, et ikka saab vältida neid olukordi kuidagi nagu. Mul tuli jällegi piinlik olukord. Kas sa oled kunagi vahele jäänud kellelegi või? Ei ole niimoodi, et ma nagu, et keegi tuleb sisse. Ma arvan küll, et on kuuldud. Aga jah, mitte päris nii. Mina olen vahele jäänud ja ma mõtlen seda, et kui ma seda räägin, see on seotud minu kasuisaga. Aga ta kuulab meie podcasti. Siis ma olengi, et kas ma ütlen ja tal tuleb meelde see olukord ja siis ta on nagu, issand jumal. No nüüd sa pead juba rääkima. Nüüd ma pean rääkima. Oh my god. Ma tunnen, et ma elan uuesti läbi seda ja, lihtsalt. Ja, see on õudne. Okei. Mina ja Tann. No nii. Siin korteris. No ikka asjatasime, eks ju, ja olime täitsa asja keskel. Meil oli nagu välisuks oli lukus, aga kuna see on siis minu kasuisa korter, kus me nagu rendime seda korterit, siis tal on võtmed ikka olemas. Ja minu arust ta isegi ütles mulle, et ta tuleb see õhtu nagu siia külla, nagu et järgmine päev on veel siin ja siis ta läheb jälle Soome tagasi, et tuleb lihtsalt vahelduseks Eestisse. Okei, jah. Ja ma ei tea, kas ma unustasin selle ära. Või siis ma ei arvanud, et ta jõuab see kell. Igal juhul meie asjatame, kuuleme, kuidas see võti keerab. Meil on nagu magamistouks oli lahti. Mõlemad täiesti porgand paljad. Mis me teeme? Meil oli tollel hetkel veel magamistoas oli telekas. Telekas läks nii kiiresti käima. Tannil läksid aluspüksid nii kiiresti jalga. Mina tõmbasin lihtsalt endale teki peale. Keerasin ennast nagu teleka suunas. Tann keeras ennast nagu niimoodi nagu istuma nagu sinna. Ehk siis kui sa ei vaata, siis ta oli selle, mis see sõna on nüüd, voodi peatse vastas. Istus, võttis minu arust ka mingi nagu raamatu endale kõrvale. Ja siis me lihtsalt, kasvõisa kõnnibki meie nagu tuppa sisse, istub maha, hakkab meiega juttu rääkima. Me lihtsalt täiesti krampides, sest et mina olen fully naked, aga nagu teki all ja ta ei näe seda. Nagu ma olen siuke tunne, nagu ma lihtsalt olen roninud kerra kuidagi hästi sossult, et vaadata filmi. Ja siis ta on seal mingi hea 15 minti enne, kui ta ära läheb. See on nagu, ma mõtlen, et ma ei tea nüüd, kui kuum see teie asjatamine seal oli ja kui kaua see oli kestnud, on ju, aga... Sa mõtled seksilõhn? Nagu seksilõhn on ju hoos ja nagu ma ei
ja noh, see on ju ikka kahtlane, et kuidas ta aru ei saanud või siis kas ta on üks nendest inimestest, et ta ei oska awkward olukordades käituda ja ta lihtsalt nagu mõtles, et nagu ma nüüd juba siin olen, siis ma jään siia ja jutustan. Anna andeks, mul on nii kahju, et ma seda juttu räägin, nagu ma tean, et mu kasvõisa kuulab seda ja ma olen nagu mingi I'm sorry. Loodan, sa saad naerda selle üle. Aga see on lõbus jutt, nii et. Ja. Kas seal oli veel midagi sellel seksi tüdrukul? Ei olnud. No nii. Aga ma lihtsalt fiilin seda olukorda. See on nagu selles hetkes sa lihtsalt oled mingi, mis nüüd saab. Minu reaktsioon oleks ka mingi, et ei, siin ei toimu midagi. Sest ilmselgelt see oligi minu reaktsioon, et me ei teinud midagi. Kunagi editisin hullult oma pilte ning ühel peol üks kutt tuli minu juurde ning ta ei uskunud, et see mina olen. Naeris mu üle ja mul oli nii piinlik. Kinda still hurts, aga noh, mis teha? Kas ta editis siis nagu nii hullusti, et mingi Facetune või? No jah, ilmselt jah, nagu, et väga teistsuguseks ennast. Ma loen siit välja. Oi, kui paha. Sellepärast ei tohi seda teha, sest et kui sa kohtud inimestega päris elus ja sa oled täitsa teistsugune, siis noh, see ei ole nagu parim look for you. Mina mäletan, kui ma hakkasin tegema või üldse postitama aktiivsemalt Instagrami, siis ma minu arust ütlesin sulle ka, et mingi minu eesmärk on see, et kui keegi tuleb mulle tänaval vastu, siis ta on nagu, sa oled see Kaisa. Et nagu ma olen ära tuntav ilma meigita, meigiga, ükskõik mis olukorras, et ei ole nagu see mingi, et sa näed nii teistsugune kuidagi välja päris elus. Ja, no mul sama jah, et tahaks ikka, et nagu, et olen päris elus see, nagu ma olen ka seal Instas ja YouTube'is, no selles mõttes, et Insta on muidugi ikkagi koht, kuhu me paneme ilusaid pilte. Et aga no YouTube on küll see täitsa raw. Ma ei tea muidu, kas te kuulete seda, aga mul on praegu see hetk, kus on vaikus ja mul kõht teeb seda häält. Ma ei kuulnud isegi nii, et ma ei tea. Ma just kuulen, kus ta mulksub siin. Kas võtame ühe veel? Võtame ühe veel ja siis kõik. Davai. Nii, leia midagi head meile. Noh, okei, see on nüüd see, mida me enne natukene arutasime, aga olin elukaaslasega vahekorras ning kogemata ütlesin ta venna nime. Mul oli tohutult piinlik, kuid elukaaslane võttis seda naljaga. Aga miks venna nime? Ma ei tea, äkki nad olid rääkinud temast enne midagi või noh, ma arvaks, et tahaks loota. No kuna ta ise ei öelnud ka, et seal midagi kahtlast oleks olnud, et ma tegelikult magasin ta vennaga ka, et noh, siis ma kohe ei assuumi seda. See oleks juba meie saladuste nurga jutt. See oleks juba jah, sinna rubriiki midagi. Aga väga lõbus oli lugeda neid piinlikke momente ja siin on tegelikult nii palju kuulda veel. Et esiteks aitäh kõigile, kes saatsid ja nagu... Me ei tunne enam nii üksi ennast. Tõesti, väga hea oli neid piisilugusid lugeda ja kõiki neid, noh, ongi, et ikka juhtub inimestel on ju. Ja äge siis ennast liiga halvasti tundke, sest noh, inimlik elu on selline. Mina olen juba õppinud nüüd praeguses vanuses. Minu reaktsioon on see, et kui ma olen piinlikus olukorras, ma automaatselt naeran. Automaatselt. Et mul ei ole enam seda, vaata seda mortifying. Hästi sükest dramaatilist, nagu ma ei oska seda paremat sõna leida, aga sükest nagu, et tahaks maa alla vajuda nägu enam. Jah, võtta... Ma olen õppinud lihtsalt ongi õppi enda üle naerma ja siis on kergem niukestes olukordades. Võib-olla natuke oleneb ka selle olukorra tõsidusest. Võib-olla. Et kui on ikka nagu, ikka väga hull, siis mina olen ikkagi natukene tundnud ka seda, et nagu ma ei taha mõelda sellele ja ma lihtsalt nagu tahan teki all olla. Et ikkagi on ka neid momente olnud, mul ka nüüd täiskasvanuna, aga üldiselt jah, pigem võtta kergelt ja unustada ja. Jah. Teised nagu ei mäleta seda lõpuks. Jah. Loodetavasti. Jah. Aga suur aitäh, et sa olid meiega, kuulasid koos meiega neid lugusid ja kohtume juba järgmises osas. Tšau! Bye!